Läinud laupäeval tähistasid sõbrad ja sugulased noore naise Diana Aitai sünnipäeva. Kahjuks postuumselt. 3. septembril oleks Diana saanud 23-aastaseks. Selle asemel on ta üks 5 inimesest Eestis, kes viimase aasta jooksul hukkusid kaevu kukkumise tõttu. Teist sama palju on vigastatuid. Jahmatav, et tänapäeva Eestis üldse sellisel moel nii palju inimesi hukkub. Veel veidram on, et keegi ei vastuta nende surmade eest. Sõltumata ilmast ja aastaajast ei möödu pea päevagi, mil Pärnu linnaorkestri viiuldaja Irina Aitai ei külastaks ühte silmatorkamatut lapikest Pärnu jõe kaldal. Ma ei taha, et keegi unustab seda, mis siin juhtus. Ja mina ei saa seda unustada. Tänavu jaanuaris suri siin tema tütar. Vaid 22-aastase Diana kukkumine ja uppumine märgistamata veevõtukaevus oli niigi šokk. Kuid see, kuidas lõppes ametlik juurdlus, tundus perele otse öeldes näkku sülitamisena. Suur viha, tõesti. Ma ei tea, mul on selline tunne, et ma läheks läbi seina, kui on vaja. Tragöödia raputas kogu Pärnut, sest Diana oli maast madalast vaata et imelaps. Nii kodulinnas kui kaugemal oli perekond Aitai tuntud eelkõige kui Esperanto entusiastid. Meil on hea meel aga tervitada nüüd saates meie esimesi külalisi Irina ja Diana Aitaid, 2 naist, kes omavahel suhtlevad esperanto keeles. Me suhtleme peamiselt vene keeles, aga sinna kõrvale me suhtleme ka esperanto keeles. Ja tegelikult esperanto keel oligi see, mis selle pere nii-öelda sünnitas. Et ma kunagi esperanto keelt õppisin, sest see õpik tundus hästi õhuke. Ja me kohtusime temaga esperanto laagris Jurmalas. Ja saime tuttavaks ja see jäigi meie pere keeleks. Ja loomulikult, kui Diana sündis, siis mina rääkisin Dianaga eesti keeles ja ema rääkis oma keeles. Aga omavahel me Diana emaga suhtlesime endiselt esperanto keeles. Juba varateismelisena esines mitmekülgselt andekas neiu olümpiaadidel nii Eestis kui välismaal. Vaid 13-selt saadeti ta Eestit esindama ÜRO ülemaailmsele laste- ja noorsoofoorumile New Yorgis. Diana ettevõtmiste nimekiri on kirju ja rahvusvaheline. Saluton! Miasta Sofia Loca Esperantista Mestres de Pärnu, ka mina Rio Metaparola Krila Urmo. 2007. aastal nimetati kokku 10 võõrkeelt vallanud Diana Pärnu aasta parimaks õpilaseks. Pärast gümnaasiumi valis ta psühholoogia eriala Tartu Ülikoolis. Ehkki võimalus oli ka kohe välismaale minna. Seda enam, et Diana isa elab ja töötab Inglismaal. Meil oli juttu sellest, et võib-olla Oxfordi tulla algul, et magistriõppesse, aga pärast ütles, et ju näeb, et võib-olla siis doktorikraadi, et üldiselt ta siis ikkagi kavatses nagu doktorikraadini jõuda psühholoogias. Kõik need plaanid lõigati nagu noaga tänavu 26. jaanuaril. Parasjagu kodus talvist koolivaheaega veetnud Diana käis tol kolmapäeval kell 1 hambaarsti juures. Sealt lahkudes helistas ta emale, kes andis parasjagu muusikakoolis tundi. Seal oli nii rõõmus ja õnnelik. Mulle just jäi meeldivad see seal. Mõni hetk hiljem nägi sanatooriumi tervismassöör juhuslikult aknast välja vaadates üksikut neiut maja taga Pärnu jõe ääres kõndimas. See tõmbas tähelepanu, sest suur plats oli paksult täis linnast koristatud lund. Kogu see ala oli lund täis veetud, siis ta jäi vaatama lihtsalt, et kuhu ta läheb, et kes see inimene on ja miks ta siin kõnnib. Ta arvatavasti armastas seal mere ääres jalutama ja ta arvatavasti läks üle sõlmjooli. Sellel hetkel ta nagu otseselt ei vaadanud aknast välja, aga ta nägi mingit imelikku siin lumevallide taga. Need lumevallid olid sinna liiklusmärgini ja natuke kaugemale. Nägi sellist imelikku sähvatust või mingit järsku liikumist. Ja kui ta tõstis pilgu, siis ei olnud mitte midagi näha. Ei olnud seda naisterahvast liikumas, ei olnud üldse kedagi.
ja ta jättis oma töö pooleli, ta tuli kabinetist välja ja ütles, et tema meelest on midagi väga kummalist seal, et äkki keegi saab minna ja vaadata. Aile kuningas läkski õue. Saatuse tahtel õppis Diana tema tütrega ühes klassis ja ta tundis tüdrukuid hästi. Kuid Aile ei osanud uneski arvata, kelle ja kuidas ta leiab. Ja kui ma sealt liiklusmärgi juurest siis siia ümber lumevalli keerasin, siis ma nägin, et jäljed tulevad ja lõppevad ära. Ja ma ei seisnud paigal ja ei mõelnud, 1000 mõtted käib ju 1 sekundi jooksul peast läbi. Ma mõtlesin, et hästi, ma siis vähemalt tulen ja vaatan neid jälgi, et kuidas see saab niimoodi olla, et need jäljed lihtsalt järsku ära lõpevad. Ja siis ma kuulsin mingit häält ja see hääl tuli maalt. Ja siis ma hakkasin maha vaatama ja ma veel seda kaevu ei näinud, sellepärast et lumi oli kõvasti üle põlve. Ja ma nägin seda kaevu praktiliselt siis, kui ma seisin seal ääres. Nii et kui Diana ei oleks oma viimseid hingetõmbeid seal kaevus teinud, siis mina oleksin otse teiselt poolt sinna kaevu sisse läinud. Siis oleks võinud olla 1 ohvri asemel 2. Ja siis ma kohe helistasin ja kui ma kõne lõpetasin, siis seal kaevus oli vaikus. Ja siis ei olnud ka enam kedagi seal vee peal näha. Päästjad olid kohal 10 minutiga. Kui nad neiu 4 meetri sügavusest välja õngitsesid, oli ta juba surnud. Ema on tütre toa hoidnud täpselt sellisena, nagu see oli. Ta tahtis alati, et ma koputan, et ma niisama ei tule sisse. Ja ma koputan ka siia iga päev. Irina Aitai ei tee saladust, et lapse surm lisaks nii mõttetul ja rumalal moel lõi ta täiesti rööpast välja. Ent see, kuidas lõppes ametlik uurimine, teeb ta lihtsalt tigedaks. Muidugi mul oli selline viha, et nagu lihtsalt minu tütar tapeti. Seda mina klassifitseerin tapmiseks. Ma teisiti seda ei nimeta. Keegi ei ole nende tütre surma tahtnud. Nii et mõrva päris kindlasti me kaaluda isegi ei saa. Ma rääkisin nüüd surma põhjustamisest ettevaatamatusest ja selleski osas on menetlejad teinud kõik, et kahtlusalust välja selgitada. See ei ole osutunud võimalikuks, tegemist on õnnetusjuhtumiga. Augustis pärast 7 kuud kestnud uurimist allkirjastas prokurör Anne Sillaots kriminaalasja lõpetamise määruse tõdemusega, et süüdlast pole. Me ei suutnud tuvastada kahtlustatavat, kellele oleks saanud siis kas kahtlustuse või edaspidi süüdistuse esitada. Ehk siis nimetatud kaevul ei tuvastatud omanikku. Selgus, et 1970-ndatel tuletõrje veevõtu kohaks rajatud kaev asub küll linna maa peal, aga ei kuulu formaalselt kellelegi. Ehkki vähemalt suvel liigub jõe ääres palju jalutajaid ja linn on mõne sammu kaugusele saatuslikust august üles seadnud isegi kergliiklustee märgi, siis auku nad omaks ei tunnista. Kui see märgati see silt panna sinna, et auku ei märgatud? Jah, selle liikluskorraldusvahendi nüüd täpselt ajalugu, millal ja kuidas see sinna on pandud, ma ei oskagi veel kommenteerida küll, aga ma tean seda, et see märk on sinna pandud eelkõige sellepärast, et sinna ei sõidetaks autodega edasi sellesse piirkonda. Edasi läheb juriidika veel peenemaks. Isegi kui linn oleks saatusliku augu omanik, ei saa teda surma põhjustamise eest kriminaalkorras vastutusele võtta. Ei ole võimalik vastutusele võtta juriidilise isikuna riiki, kohalikku omavalitsust, kelleks Pärnu linn kahtlemata on, või muud avalik-õiguslikku juriidilist isikut. Küll aga, kui me oleks mõne linna ametniku lohakuse tuvastanud, siis teda füüsilise isikuna me saaks vastutusele võtta. Kuidas saab olla niimoodi, et mitte keegi ei vastuta, et mitte keegi ei ole omanik? Samas keegi ju selle kaevu kinni kattis. Nüüd. Aga miks ta seda tegi, kui ta ei vastuta? Pärast õnnetust kattis augu kinni Pärnu linnavalitsus. Omastel ja lähedastel on siiski palju küsimusi.
Näiteks tähelepanelik lehelugeja teatas juba mullu augustis, see on 5 kuud enne tragöödiat, Pärnu Postimehe toimetusele sanatooriumi taga varitsevast ohtlikust kaevust ja fotograaf tegi sellest ka pilti. Paraku see toona lehes ei ilmunud ja info väidetavasti linnavalitsusse ei jõudnud. Ma olen aeg-ajalt näinud tänavate peal, kus on kaaned ära, et siis mingi kohalik elanik läheb, paneb mingi suure lauajupi sisse, et autojuht sisse ei söödaks. Et oleks kas mingit sellist tähist üles pandud, et keegi oleks mingi märgi üles pannud, siis seda õnnetust ei oleks juhtunud. Tavamõistus ütleb, et põhivastutajad on metallivargad, kes kaane ära vinnasid. Seda enam, et väikeses linnas olid ju konkreetsed kahtlusalused teada. Juriidiliselt on ka see prokuröri sõnul siiski tupik. Kui me ütleme, jällegi arutleks selle üle, kas me saame metallivargale süüks panna seda, et ta võis ja pidi ette nägema, et 5 kuu pärast sinna keegi kukub, siis me hakkame väga kahtlema, kas tema teo ja tagajärje vahel on ikka põhjuslik seos ja kas me saaksime seda tagajärge temale süüks panna. Prokurör Sillaste tegi enda sõnul kõik, et süüdlast leida. Tähelepanuväärne on tema sõnul ainuüksi see, et Pärnus üldse selle kohta kriminaalasi algatati. Mujal Eestis pole tema sõnul kaevusurmade puhul isegi seda tehtud. Kui on niimoodi, et neid tegemisi jätmisi ei karistata, siis jäetakse veel paljudes kohtades tegemised tegemata ja neid ohvreid tuleb veel. Mul on väga kahju, et selline õnnetus, ma ütleksin, tragöödia aset leidis ja meie võimuses on ainult ära hoida, et taolisi õnnetusi rohkem ei juhtuks ja kurbust perekondadesse ei tooks. Pere vaidlustas eelmisel nädalal kriminaalasja lõpetamise määruse. Kui see ei toimi, kavatsetakse minna tsiviilkorras kohtusse Pärnu linna vastu. Lisaks tegi Peeter Aitai kodanikualgatuse korras valitsusele ettepaneku muuta vana metalli kokkuostu korda nii, et müüja saab oma raha kätte alles mitme kuu pärast, mis võtaks ära stiimuli varastada metalli näiteks odekolonni või narkotsi pärast.